Ameerika kommunistid on täna väga-väga kurvad, sest üks nende peamistest kandidaatidest kaotas Wisconsinis. Jah, Francesca Hong, tead küll. See hull naine, kes tahtis tänupüha tühistada ja rääkis valgelikkusele lähedal olemise ohtudest, ei võitnud Wisconsinis ja Hassan Piker on sellepärast väga kurb. Tegelikult on DSA, tuntud ka kui Ameerika kommunistid, väga-väga pettunud. Kuid kahjuks pole see asi, mida me kõik peaksime tähistama. Jah, see on hea, et nii hull isik ei saanud valitsuses tegelikku ametikohta, kuid see ei tähenda, et ohud on möödas ja sa peaksid olema ettevaatlik, et seda uskuda. Aga kõigepealt neile, kes tegelikult ei tea, kes on Francesca Hong, ma mõtlen, see on täiesti imeline kingitus, mille kommunistid meile sel aastal andsid. Alustame sellest lihtsalt imelisest meistriteosest, mille tema on loonud. Restoranitööstuses, kui meil midagi otsa saab, ütleme, et see on otsas. Ja ma ütleks, et on kuradi aeg, et me Trumpist lahti saaksime. Okei, kui sa ei tea, mis 86 tähendab, siis otsi see üles. See on jõugusläng, mis tähendab. Ja ta arvab, et see on hea asi, mida öelda. Jah, me peaksime lihtsalt Trumpist lahti saama. Sisuliselt kutsub üles Trumpi mõrvakatsele. Ma tõesti ei saa neist inimestest aru. Aga mis tegelikult selle naisega juhtus, kes on hull kommunistist kandidaat? Ja kui te ei ole veel kursis, mida DSA teeb, siis peate sellest teada saama, sest DSA, Ameerika demokraatlikud sotsialistid, on nii äärmuslik, sotsialistlik, kommunistlik, fašistlik rühmitus, mida juhivad tegelased, kelle puhul sa ei suuda uskuda, et nad tahavad kõik kaotada. Ma mõtlen, kaotada ICE, kaotada politsei, panna valitsus kõike kontrollima. Teate küll, klassikaline hull kommunist. Aga selline äärmuslik ja hullumeelne grupp ei suuda ise võita. Nii et nad üritavad sõna otseses mõttes demokraatliku parteid üle võtta. Ja nad on seda ka avalikult intervjuudes öelnud. Ja neil on terve hulk neid pööraseid mõjutajaid, nagu Hassan Piker, teate küll. Mees, kes kutsub üles kapitalistide vastu tänavatel ja ütleb, et Ameerika vääris 11. septembri rünnakuid. Sellised isikud toetavad seda, aga nad koguvad palju poolehoidu, sest nad on justkui imbunud demokraatliku parteisse ja paigutanud sinna need hullumeelsed inimesed. Tõeliselt hullumeelsed inimesed koos hullumeelsete poliitikatega. Ja nad lihtsalt püüavad neid kandidaatidena normaliseerida, aga nad ei ole normaalsed. Ja ma ütlesin teile, et see naine üritas tänupüha tühistada ja ausalt ma ei liialdanud. Vaadake seda. Ausalt öeldes ei suuda ma ikka veel uskuda, et see salvestis on päris. Kas sa oled rumal? Jah. Teate, olete rääkinud oma varasematest seisukohtadest, mida ta pidevalt esile tõstab ja tõenäoliselt teeb seda ka enne novembrit, kui te peaksite võitma. Üks asi, mille nad samuti välja tõid, oli teie 2021 aasta postitus, kus te ütlesite, et ameeriklased peaksid tänupüha tühistama, oleksid pidanud seda tegema juba 1621 aastal. See postitus on kustutatud. Vabariiklased on sellele tähelepanu juhtinud. Kas te arvate endiselt, et tänupüha tuleks tühistada? Ma olen kokk ja üks esimesi toite, mille ma kogukonnale valmistasin, kui olin 16-aastane, oli tänupüha eine. Vaadake mind, ma olen emotsionaalne inimene, ma olen kontaktis oma tunnetega, muidugi ma mõistan, miks see on oluline, aga nüüd. Ma mõtlen alati minu kogemus külalislahkuse valdkonnas, olles omanud restorani 7-8 aastat, on õpetanud, et inimeste kokkutoomine ühise laua taha, et jagada vestlusi ja ehitada kogukonda on alati hea asi. Aga tänupüha on ka aeg, mis on paljudele meie kogukondade inimestele väga valus. Ja seetõttu tahtsin ma veenduda, et inimesed mõistaksid, et on erinevaid vaatenurki, kuid need vaated võivad areneda. Ja ametikoht, mille nimel ma praegu kandideerin ning minu taustkokkana aitavad mul tegelikult saada paremaks kuberneriks, kes suudab rohkem inimesi ühise laua taha tuua. Muidugi, loomulikult on kokaks olemine kõige olulisem asi, mis aitab sul edukaks saada, edukaks kuberneriks saada. See on nii loogiline. Kuigi nad valetavad, need kandidaadid valetavad ja me hakkame kohe lugema tema avaldust ning näeme ilmselgelt Hassan Pikeri reaktsiooni. Aga ma tahan, et te näeksite, kui uskumatult vabalt need inimesed valetavad. Lihtsalt vaadake seda. Tänupüha on ka aeg, mis on paljudele meie kogukondades väga valus. Minu lemmikpüha on tänupüha. Kui vastik see on see postitus, on see video, mis läheb üliviraalseks ja nüüd on ta keset skandaali, kus üks naine väidab, et me peaksime selle asja tegelikult tühistama, sest see teeb mõnele inimesele haiget. Ja vaata seda strateegiat, demoraliseerimise strateegiat. Inimesed üle kogu Ameerika armastavad tänupüha. Nad tähistavad seda, see on ilus perega koos olemise aeg. Ja siin on sulle meeldetuletus, et sa ei peakski seda tegelikult tähistama. Sa peaksid mõtlema kõigile neile inimestele, kes kannatavad, sest kõik selle riigi juures käib kaasas kannatus, demoraliseerimine. Ja siis otseülekandes täiesti kogemata ta mainib, et see ei ole kahju
ahjude ohjamine, vaid tegelikult on tänupüha tema lemmikpüha. See ongi nii, set it tag, seal see on. Sest mulle Võta meeldis. see. Jah. Ma ei taha seda tühistada, tegelikult mulle väga meeldib see. Ma ei taha seda tühistada, tegelikult mulle väga meeldib see. Nüüd ta mäletab seda, kui ta mõistab, et 12 miljonit inimest, kes nägid teda seda rumalat väidet siin ütlemas ja veel miljoneid rohkem, ei ole eriti rahul sellega, et ta on nagu, jah, tunneme lihtsalt kaasa, kuulge, need kommunistid on hullud. Loeme nüüd tema avalduse ette, kuna ta on kaotanud ja see teeb meid väga rõõmsaks. Viimased 11 kuud on olnud üks minu elu suurimaid rõõme riigis ringi reisides, kohtudes inimestega, kirikutes, baarides, jalgrattavõistlustel, tantsupidudel ja nende kodudes ning kuulates, mis neile kõige rohkem korda läheb ja see mõjutas iga otsust, mille me kampaania jooksul tegime, kaasa arvatud tänusõnad. See juhib ka edaspidi meie tööd ja seda, mida me oma toetajatelt palume. See kampaania ei olnud ühe inimese ametisse saamise nimel. Kuulake hoolikalt, see on oluline. See on liikumise ülesehitamine püsiva taskukohasuse nimel ja valitsuse nimel, mis seab töötavad inimesed esikohale. Meie liikumine on tugev ja see töö ei ole veel lõppenud. Olen ülimalt uhke meie meeskonna ja nende tehtud töö üle selle eesmärgi saavutamisel. Palju õnne David Crowley'le ja tema meeskonnale. Toetan teda täielikult ja ootan põnevusega koostööd temaga, et novembris kongressman Tiffanit võita. Bla, 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 bla. Ja nüüd, nagu me ütlesime kõigile, kes seda vaatavad ja on olnud meiega selle video algusest peale, teate, et on hea, et ta kaotas. Kuid te peate siiski millelegi tähelepanu pöörama, sest see pole lihtsalt nii lihtne, et okei, hea, nad kaotasid, nii et meil on kõik korras. Ei. Ma mõtlen, et on põhjus, miks inimesed nagu Hasan Piker on nii ärritunud, et ta selle kaotas. Ma mõtlen, et ta teeb meile ka selle hea teo, et süüdistab tema kaotuses meediat, mitte seda, et ta on hull. Demokratide jaoks saab see lihtne olema, eks? Kõigi teiste jaoks peale Francesca, olgu. AK Michigan, Abdul El-Sayed edestas Mike Rogersit suurema edumaaga kui Hailey Stevens. Kas see takistas kuradi üleriigilist meediat ütlemast, et Hailey Stevens oli valitavam kandidaat? Kas keegi tegi suure numbri sellest, et mitte ükski küsitlus ei näidanud seda tegelikkust? Ei teinud. Sest need tüübid valetavad teile kuradi moodi. Okei, ärka üles. Korporatiivmeedia valetab teile kuradi moodi. See ongi kõik. Polnud ühtegi kuradi küsitlust, mis oleks näidanud, et Hailey Stevens edestab Abdul Al-Sayedi Mike Rogersiga vastasseisus. See ei takistanud CNN-i, MSNBC-d, ABC-d, CBS-i, et nad ei jätnud hetkekski vahele. Iga jumala päev korrati. Ei, Abdul kaotab Mike Rogersile. Ta on liiga moslem. Okei, siin ta siis ongi, räägib, et see on üleriigiline meedia, ta on täielikult kokku varisenud, on nii palju kaadreid, kus ta lihtsalt paanitseb selle üle, et Hong või Wong või Kong või mis iganes ta nimi on kaotanud, nad on marus selle üle ja nad lihtsalt ei saa aru, aga asi on selles. Oluline on märgata, et kui sa vaatad, kui palju miks ma ei suuda seda õigesti kirjutada? Kui sa vaatad küsitlusi, ma ei leia seda infot. Ta kaotas nii napilt. Okei, ja see on hirmutav, et keegi nii hull võib võita või kaotada napilt, mis tähendab, et ta võib saada palju hääli inimestelt. Inimesed tegelikult hääletavad tema poolt. Ja see, et leidub 10 inimest, kes tema poolt hääletaksid, on probleem. See, et ta kaotas, tähendab, et on rohkem inimesi, kes on valmis hullud üle hääletama, aga hullusid on ikka palju. Ja sellepärast ongi see, mida Ben Shapiro siin ütleb, nii oluline. Me näeme Wisconsini tulemuste tohutut valesti mõistmist. Rumal arvamus on, et DSA on jõudnud oma laeni ja parteieliit võitleb vastu, sest teda ei toetanud mõned peavoolu demokraadid nagu Bernie Sanders, kes minu arvates pole üldse peavool. Igatahes, see on täiesti vale. Peavoolu demokraadid lihtsalt peavad läbirääkimisi oma alistumise tingimuste üle. Need tingimused on inimesed. Demokraatlik partei võtab omaks ja peegeldab DSA peamisi põhimõtteid ning nad ei hakka täielikult vastu töötama DSA kandidaatidele, kes ei ütle kõike otse välja. Sellepärast ei toetanud Slotkin Stevensit Elsade vastu Michiganis. Sellepärast ei toetanud Schumeri Jeffries Cuomot Mamdani vastu New Yorgi linnas. Vastutasuks hoiduvad DSA kõige olulisemad tegelased oma kõige kehvemaid kandidaate toetamast. Sellepärast ei toetanud Bernie ja AOC Hongi. Kui nad oleksid seda teinud, oleks ta võitnud. Selle kamba eesmärk on ilmne. Kandidaadid, kes on sisuliselt DSA liikmed, saavad pärast eelvalimisi ühtse demokraatide toetuse ja kellel on endiselt võimalus üldvalimistel võita, nii et ära lase end petta. DSA juhib autot ja valib suuna. Tavaliselt demokraadid vaidlevad ainult kiiruse üle. Mida ta sellega mõtleb? Nojah, on mõned DSA kandidaadid, kes on nii äärmuslikud, et demokraadid ja DSA on aru saanud, et vaata, me ei saa seda hullust veel inimestele peale suruda, aga me jätkame selle katsetamist. Me kavatseme ikkagi hoida neid hullumeelseid DSA seisukohti ja kui sa praegu ütled DSA, siis tegelikult peaksid need inimesi lihtsalt kommunistideks kutsuma, sest nad pole midagi muud. Ja vastutasuks selle eest, et paneme ametisse rohkem normaalsemaid inimesi, kes on siiski täiesti kommunistlikud ja hullud,
annavad demokraadid meile rohkem toetust, nii et me eemaldume täiesti hullude toetamisest, sest seda me ei saa teha. Aga me võtame kindlasti Demokraatliku partei üle. Ja see, et nii paljud inimesed hääletavad Hongi poolt, tähendab, et meil on probleem. Lihtne. Kommunism võtab läänes erinevaid kohti üle ja see töötab. Jällegi, see ei pruugi olla täielikult õnnestunud, nad ei pruugi olla võitnud kõiki valimisi, Hong ei pruugi veel oma ametikohal olla, aga ülevõtmine on tõesti alanud ja vastupanu olulisus pole kunagi olnud suurem. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.